Mina olen Sirle, jalaspetsialist ja minu igapäevane töö on siis põhimõtteliselt jalgu remontida. Ja mina olen täiesti Barefooti uskuja, ma sellepärast tegelikult tahtsingi natuke jutustada, et mul üks klient kuulas seda intervjuud, mis sa andsid Vikerraadios ja mul lõid silmad särama kohe, et ma tahaks ka et minu südameasi on päästa vist Eesti naise jalad, et enamus kliente mul on ikkagi naised ja praegu ma tunnen, et mida rohkem teadlikkust tõsta, siis ja mul on just väga palju kliente, kes on sportlased, et nad natuke nagu kahtlevad nendes barefoot'ides, aga ma mõtlesin, et äkki siis, kui mul on üks niisugune hea eeskuju, kes tahab oma kogemust jagada, et siis võib-olla usaldavad Mhm. rohkem. ja väga hea meelega, ma olen sedasama usku, aga ma ei ole ka nagu pimesi uskuv, et igaks asjaks on põhjus. Mhm. et aga jah, aga ma ei tea, kas sa hakkad salvestama või kuidas sul Ja mõte ma on? panin salvestama, sellepärast heli vahepeal kaduski ära, Mhm. kuna ma kasutan ka seda täitsa esimest korda, nii et kui mingid äpardused on, et anna siis mulle andeks. Mhm. Nii, aga ma siis küsin sult päris palju küsimusi ja esimesena siis, et kuidas sa üldse jõudsid jooksmiseni ja kui kaua sa jooksnud oled? Mm, Arvestades meie teemat, siis ma saan öelda, et ma jõudsin paljajalu jalatsiteni varem kui jooksmiseni. ohoh. et ausalt öelda ma väga täpselt ei mäleta, kuidas ma nende paljujalatsiteni jõudsin, igatahes mul esimesed olid kohe Vibrami varvikud ja kõige hullem on see, et nad on nii kvaliteetsed, et ma kannan neid siiamaani, et no, ma ei saa endale uusi osta, sest lihtsalt ühetoalisse korterisse ei mahu nad ära, et nad on nii uskumatult kvaliteetseks tehtud. Ja ma tulen selle juurde korraks veel tagasi, et miks nad ka kestavad kaua. Aga jooksma hakkasin ma enam-vähem 10 aastat tagasi ja, ja minu õnn oli see, et ma olin kogu kooliaja kehalisest kasvatusest vabastatud, nii et ma ei olnud endale sisse harjutanud mingisuguseid valesid võtteid. Ja kui ma hakkasin 10 aastat tagasi jooksmisega tegelema, siis mul oli piisavalt palju taipu, et ma kohe leidsin endale treeneri, kes õpetas mind õigesti jooksma. Ja kuna ma juba eelnevalt olin tuttav paljajalu jalanõudega, siis jooksmise ajal ma alguses kasutasin erinevaid jalanõusid, Mhm. et ei olnud väga järjekindel ja ma ei osanud ka tahta seda järjekindlust, et Mhm. peaks olema kindlasti barefoot. aga siis mingil hetkel ma sain plantaarfastsiidi ja ma kuidagi ei saanud sellest hästi lahti, kuigi ma tegin igasuguseid harjutusi ja ma sain aru, mida teha tuleb. ja, ja vot jällegi ma ei mäleta täpselt, kuidas see juhtus, aga tänu plantaarfastsiidile ma läksin peaaegu täielikult üle paljajalu jalanõudele, ehk siis mida ma silmas pean, on just see, et varbad mahuvad ilusasti laiutama ja ei ole mingisugust kannakõrgendust, et need on siis need asjad, mis on minu jaoks olulised olnud. et just see, et kui kand ei ole kõrgemal kui varbad, et minu jaoks see kaotas ära plantaarfastsiidi nagu noh, praeguseks ma võin öelda, et juba jäädavalt, et Nii ei ole lahe. tagasi tulnud. Ma enne tahtsin, ma tundsin ennast nii ära, kui sa jagasid seda, et nad on nii kvaliteetsed. mul on sama häda, et kui ma mingid jalanud barefoot'id ostan, siis nad ei lähe katki ja ma pean kogu aeg ühte ja samadega käima, aga tahaks ju välja vahetada. aga sellel on tegelikult täitsa asjalik põhjus ka, sest kui nii-öelda tavaliste jalanõudega joostes jooksjad panevad nagu suurema usalduse oma jalanõudele kui iseendale, Mhm. siis juhtubki see, et nad kas siis rohkem maanduvad kuidagi valesti, mingi, ma ei tea, võib-olla kannale, noh, mitte alati kannale ilmtingimata, aga nad on natuke, jooksjad kipuvad olema natukene lohakamad, kui Mhm. neil on selline turvatunne. et kui sul on jalg ilusasti vati sees ja ära turvatud, siis sa oled natukene lohakam ja samas, kui sa oled suhteliselt kas õhukese tallaga või lihtsalt nagu null kannakõrgendusega, Mhm. siis sa lihtsalt pöörad rohkem tähelepanu sellele, kuidas sa maandud ja ainuüksi tänu sellele jalanõud ka.
kuluvad vähem. et ka siin on see loogika olemas, et sa ei lohista jalgu naljalt, sest kui sa hakkaksid jalgu lohistama, siis sul oleks lihtsalt valus. et Mhm. kõige lihtsam on kogu aeg võrrelda, et kas ma teeksin paljajalu samamoodi nagu nende paksude tossudega. Mhm. Täiesti nõus. kas sa märkasid mingeid esimesi muutusi peale seda ka veel, et sa omal selle valukoha korda said? et kas rühis oli midagi teistmoodi või seljas? Ei, ma kohe ei märganud seda, et minu jaoks oli kõige olulisem see, et ma sain ühest hädast lahti, aga mul on tunduvalt hiljem teised ultrajooksjad öelnud ja kommenteerinud, et minu kehahoiak on kuidagi natukene teistmoodi kui teistel jooksjatel ja mul on lähedane sõber, kes on enam-vähem samasuguste jalanõudega, et siis ongi need teised jooksjad on kommenteerinud, et me jookseme omavahel hästi sarnaselt. Mhm. Ja noh, me lihtsalt näeme ka, et see ongi see, et sa lihtsalt hakkadki oma keha hoidma kuidagi niimoodi, et see oleks optimaalne ja säästlikum, sest sa ei pane kogu oma usaldust mitte jalanõudele, vaid sina ise oledki Mhm. kogu vedrustus ja pehmendus. et minu keha, mitte ainult jalg, vaid kogu kehahoiak ja kõik see on mõjutatud sellest, et kuidas ma maandun. nii tore, sa vastasid mu järgmisele küsimusele ära juba. okei. kas sa oled pidanud midagi muutma oma treeningplaanides, kui sa oled neid jalanõusid nüüd kasutama hakanud, et oled sa vahet märganud tavajalanõudega? Ei, seda mitte, ma lihtsalt tean, et kui inimesed hakkavad üle minema barefoot jalanõule, et siis soovitatakse seda alguses teha ikka tasapisi, mitte niimoodi, et kohe hakata pikki distantse jooksma, et võib-olla alguses üldse natukene aega kõndida ja siis niimoodi väga vähehaaval ümber harjutada, sest muidu tulevad lihtsalt veel suuremad vigastused. ma tean, et Vibram Five Fingersil oli lausa mingisugune kohtuasi, kus nemad ju lubasid, et me teeme teid kõik terveks, on ju, Mhm. oma paljajalu jalanõudega. aga siis inimesed jooksid ennast hoopiski katki Mhm. ja katki ja nad jooksid ikkagi selle tõttu, et nad ei läinud tasapisi barefoot idele üle, vaid just hakkasid kohe liiga palju pingutama, aga lihtsalt need pisikesed jalalihased ei olnud selliseks pingutuseks valmis, nad ei teadnud üldse, et pingutama peaks. et noh, need on mingisugused sellised lihased, mis seal suurte ja pehmendusega jalanõude sees ei peagi üldse tööd tegema. et Mhm. nende jaoks oli see lihtsalt liiga suur šokk ja loomulikult tulevad vigastused. aga kuna mina jah hakkasin tasapisi juba kandma selliseid jalanõusid enne jooksma hakkamist, siis mul on see kuidagi iseenesest sujuvalt tekkinud. aga kas sinu soovitus võiks olla siis, et kui inimene ei ole barefoot'i enne kandnud ja tahaks sporti hakata nendega tegema, et siis pigem pehmel maastikul? Äh, võib-olla tõesti, aga olulisem on see, et vähehaaval, Mhm. et mitte ei läheks kohe täielikult üle, vaid reaalselt kõigepealt hoopiski võib-olla kannaks kodus natukene aega, siis kõnniks ja väga konservatiivselt teha see üleminek, et pigem see on isegi olulisem. Pehme pinnas, ta võib-olla isegi natukene jätkab seda pehmenduse teemat, et võib-olla see on hea mõte, võib-olla ei ole, ma isegi ei oska seda seisukohta võtta, aga eriti oluline on ikkagi see, et mitte ei hakka kohe palju liigutama, vaid niimoodi tasapisi, võib-olla kõigepealt jah kõndida, siis võib-olla esimene jooks barefoot ides teha üldsegi mingisugune paar kilomeetrit ainult, et mitte järsku ja kiiresti üle minna. et see on olulisem, ma arvan. okei. kas sa oled märganud mingit, ma saan aru, et sa tavajalanõuga väga ei ole üldse jooksnud, jah? et Alguses natukene jooksin küll ja, et siis ma saingi selle plantaarfastsiidi, millest oli vaja pärast lahti saada. okei. kas sa mäletad seda hetke, kui sa tavaliste jalanõudega jooksid ja kui sa nüüd barefoot idega jooksnud oled, et kuidas see jala taastumine peale pikka jooksu on? no minul olid juba varem varbad üsna sellised isepäised, et tahtsid natukene omaette olla, et igaüks omas suunas. ja Mhm. kui ma nad surusin sinna tavajalanõu sisse, siis mul pöid läks küllaltki lihtsasti krampi, et noh, lihtsalt see kokku surutud olemine
tekitas lihtsalt ebamugavustunnet. et Mhm. see oli üks oluline asi, et just see ebamugavustunne ja selline tunne nagu, et noh, et laske nüüd olla ja laske meid vabaks. Aga noh, samas kõik jooksevad sellistega, järelikult minus on probleem, et mina ei kohandu jalanõudega, onju. et just see, et varbad olid kuidagi natukene nagu mitte jalanõu suuruse tõttu, vaid just selle kuju tõttu. Nad olid natukene liiga kokku surutud, isegi siis, kui justkui oli suhteliselt lai jalanõu, siis ikkagi see kuju ei olnud minu jaoks päris õige. nii et see võib-olla oli kõige olulisem, et kui ma esimest korda jalakujulise jalanõuga jooksin, siis lihtsalt seda ebamugavustunnet enam ei olnud ja ei tekkinud ka. ja tegelikult see on toimunud nüüd küll väga aeglaselt, aga kuna need varbad enne olid natukene rohkem lähestikku, siis ma kogu aeg ülipikkadel distantsidel nii-öelda astusin iseenda väikese varba peale. Saad aru? Mhm. et see väike varvas, ta nagu jäi järgmiste varvaste alla natukene ja kui sa kogu aeg astud iseenda varba peale, siis mul oli kogu aeg häda, et väikese varba otsa, mõlema varba otsa tekkisid villid. Ja ma räägin praegu ülipikkadest distantsidest, et minu jaoks esimene kogemus oli 6 tunni jooks, aga hiljem noh, veel pikemad, et siin 6 ööpäeva jooks ja nüüd just tulin tagasi 10 ööpäeva jooksult. nii et praeguseks mul see väikese varba probleem on täielikult kadunud. Mul võib olla igasuguseid muid probleeme, aga väike varvas saab mul praeguseks olla juba täiesti iseseisev, ma ei tallu tema peal ja see võttis aega. seal olid ka füsioterapeudi harjutused, mis mul aitasid siis sellest nii-öelda tavajalanõust üle saada. et kus seda varvast sinna teiste alla natukene suruti, et nüüd ma olen siis lõpuks sellest üle saanud, aga see on võtnud aastaid. See võtabki jah aastaid, et ütleme, et ma olen iseenda klientide peal ja enda jalgade peal näinud, et jalakuju muutumine, kui hakkad paljajalu jalanõusid kandma kuskil 2-3 aastat, et siis tasapisi Mhm. hakkavad varbad omaette hoidma. aga siit on ka hea jälle küsida edasi, et kuidas, kui sa neid pikamaa jookse teed, kas sul esineb mingeid vigastusi, küünevigastusi, sinikaid, küünte mahatulemisi? Ma arvan, et minu kui ultrajooksja suurim eduelamus oli see, kui ma paar aastat tagasi tegin 6 ööpäeva jooksus Eesti rekordi. Praeguseks on juba üle tehtud, aga see minu jaoks oli väga suur saavutus ja selle nii-öelda alapealkirjaks oli teine saavutus, mul ei olnud mitte ühtegi villi ega mitte ühtegi vigastust nii jalgadel. tore. 6 ööpäeva, see on 144 tundi. Kuidas ehk see siis läks? see oli tõeline tõehetk. ehk siis see on võimalik, kui sa oled iseendale leidnud need õiged jalanõud ja noh, lisaks ka ise veel natukene targalt toimid. kui nii ma et küsin, see oli mis see selline targalt toimimine paras. tähendab? Kuidas? Et mis see targalt toimimine tähendab sinu jaoks, et lisaks nendele Minu jaoks oli see, et mul oli vaja ka õiged sokid leida, mis olid kahekihilised, ehk siis seda hõõrdumist jalad alla ja tossu vahel vähendada. ehk siis kui on kahekihilised sokid, siis nad ka omavahel hõõrduvad, mitte ei hõõrdu minu jalatald ja sokk. et näiteks see asi, sest kui on palju hõõrdumist, siis nagu põhikooli füüsikast on teada, et hõõrdumisega kaasneb temperatuuri tõus ja kui jalatallad on kogu aeg kuumad, siis paratamatult tekivad küll villid, küll hõõrumised, et tuleb lihtsalt hoida jalad jahedad ja noh, see jalgade jahedas hoidmine tähendas minu jaoks ka natukene sellist lausa külma dušiga jahutamist. ehk siis see oli see, mida ma pidasin silmas selle targa toimimise all. aga see oli nagu täiendav tegevus, et algus oli ikkagi sellest, et mul varbad said normaalselt olla, nad ei olnud kuskil krõnksus ega üksteise all ega peal, vaid igaüks sai rahulikult eraldi olla. ja tegelikult see oli see põhiline ikkagi. ja kas nüüd tagasi sinu küsimuse juurde, et kas mul on siis vigastusi olnud? muidugi on. näiteks veebruaris mul tulid mõlemad suure varba küüned maha puhtalt iseenda rumalusest, sest enne jooksuvõistlust ma unustasin varbaküüned ära lõigata. noh, täitsa ise rumal.
et siin ei ole mitte keegi ega mitte miski muu süüdi kui ise. Või siis nüüd värskelt lõppenud võistlusel ma lihtsalt seda jalgade jahutamist ei teinud. Mõtlesin, et läheb üle või et noh, elan üle. No ei ela üle, kui on nii pikk distants, siis tuleb ikkagi tegeleda sellega, mis sa tead, et on õige. aga ma lootsin, et äkki saab ka teisiti. No ei saanud teisiti. kas sa pead kahekihilise soki all seda, et sul on kaks paari jalas või on mingid spetsiaalsed sokid selle jaoks? Need on spetsiaalsed sokid. Võib-olla saab ka niimoodi, et on kaks paari sokki, aga mina olen ostnud jah, sellised kahekihilised sokid, et sokk ise on kahekihiline, jah. okei, kas see on ka mingi spetsiaalne materjal? Täiesti tavaline. tavaline ja ta ei ole ei kompressioon ega midagi, et ta on lihtsalt mõistlikult õhuke materjal, et seal ei ole materjali mõttes midagi erilist. Kas sa oskad anda soovitusi, kust neid saada? No mina ostsin küll veebipoest ja teiste selliste mitme päeva jooksjate soovitusel. Et ma usun, et neid brände on teisi ka, aga mina kasutan sellist, mille nimi on Right Socks nagu kaksis V R Mhm. I G H T, Right Socks. Mhm. et aga kindlasti on ka teisi brände, aga lihtsalt see oli konkreetne soovitus. okei, kas sul on mingeid lemmikbrände paljajalujalatsite puhul ka, mida soovitada, et? Ja kui ma räägin jooksmisest, siis minu jaoks on välja kujunenud kõige loomulikumaks ja kõige paremaks Altra. Altra jalanõud on ka erinevad alla paksusega, sest ega kogu aeg päris paljajalu jooksmine võib olla ka küllaltki vaevaline. Et kui ma räägin 10 ööpäeva või 6 ööpäeva asfaldil jooksmisest, siis mingil hetkel ka iseenda jalas olev vedrustus siiski natukene väsib ja väike pehmendus oleks abiks, aga samas tal on ikkagi see pöiakuju on normaalne nagu jalg seda on ja ka noh, see, et tal on ikkagi zero drop ehk siis ei ole mingit kannakõrgendust. et Altra on minu põhiline jalanõu ja siis selliseid mõnusamaid nagu lõdvestusjookse või soojendusjookse ma teen päris sageli ka varvikutes ehk siis Vibram Five Fingers. Vot, noh, niisama vabal ajal on mul ka Zero Shoes ja ühed on mul veel, mida brändi nime ei mäleta. aga jah, et jooksmisel Altra on minu jaoks osutunud kõige mõistlikumaks. kas sul on mingeid konkreetseid soovitusi peale siis selle, et tasapisi alustada barefootide kandmisega veel midagi, et kui inimene võib-olla ei ole väga sporti teinud, aga tahaks ja tahakski just jalgade tervist mõeldes parima valiku teha, et millele sa tähelepanu juhiksid? Ma juhiks hoopis sellele tähelepanu, et valmistada oma jalga ette ja treenida oma jalga ka siis, kui ei lähe barefootile üle. Mhm. ehk siis isegi kui mitte minna üle, siis ikkagi aeg-ajalt puhta ja korraliku muru peal paljajalu teha lõdvestusjooksu või siis rannas käia vähemalt liiva peal, aga ideaalis veel ka kivikeste peal, lihtsalt jalutada aeg-ajalt, et see päriselt paljajalu kuskil ebatasasel pinnal, kas siis kõndimine või mingite harjutuste tegemine, et see selline tugevdav tegevus on erakordselt väärtuslik ja seda siis mõlemal puhul. Võib-olla ei lähegi üldse barefootide üle, Mhm. aga see ikkagi nagu harjutab ka seda pöiaosa, et seal need kõik need pisikesed lihased mäletaksid, et neil on ka vaja oma tööd teha. okei. kas, kui sa oled käinud, ma saan aru, sa oled välismaal ka käinud jooksmas? Mhm. Kui sa oled käinud jooksmas, siis kas korraldajad või kaasjooksjad on tähelepanu juhtinud või vaadanud sind niimoodi, et okei, et millega sina jooksed, et mingeid küsimusi esitanud või huvi tundnud? No need jooksud, kus mina olen osalenud, seal on päris palju erinevaid jalanõusid, sest sellisel pikal maal juba inimesed õpivad ennast hästi tundma ja nad otsivad seda enda jaoks kõige sobilikumat, sest muidu nad lihtsalt ei pea vastu. Sellist natukene
mainstream'i ehk siis kõik kannavad ühesuguseid, seda on rohkem nendel distantsidel, mis on nagu populaarsemad. Mhm. Et vaadatakse, et sõbral on näiteks Nike või Hoka või Adidas ja siis lihtsalt jäetakse sõbra soovitust uskuma. Ja isegi kui tekivad probleemid jalgadega, siis ei otsita mitte paremat lahendust, vaid mõeldakse, et noh, probleemid tulevad ja lähevad. Noh, läheb üle, eks ole, tulevad need varbaküüred maha, no mis seal ikka, küll kasvavad kunagi asemele. Ehk siis ei otsita enda jaoks seda ideaalset, vaid lepitakse olemasolevaga. ja no siis võib-olla mõnikord ka lepitakse sellega, et mina olen probleem, mitte jalanõu ei ole probleem, vaid mina olengi probleem, et minu jalad on lihtsalt imelikud. aga kui on jalad imelikud, siis tuleks otsida imelikke jalanõusid, et iga jala jaoks on kuskil jalanõu. väga hea tabavus. okei, aga kui inimene nüüd ikkagi jookseb ja on sporti teinud ja on hästi liikuva eluviisiga, siis mida ta peaks silmas pidama, kui ta jalanõud valima hakkab? Mis soovitusi sa kaasa annaksid? no kui ta juba on teinud sporti, siis ta teab, milliseid probleeme tal võib tekkida. ja siin mina julgeks soovitada esiteks erinevate spetsialistidega nõupidamist, kindlasti proovimist. Ma ütleksin, et need edasimüüjad, kes annavad proovida kasvõi oma poes kuskil jooksulindi peal, et sellest on hästi palju abi või saab sealsamas poes ringi joosta. Mul on vedanud, et paar korda on mingisugused jooksufirmad, tähendab jooksujalanõude firmad andnud oma jalanõusid lausa trennidesse nagu järeleproovimiseks ja siis aeg-ajalt kuskil mingitel jooksuvõistlustel on võimalik nii-öelda rentida üheks jooksuks. et selline proovimine on ikkagi see, mis kõige parema ettekujutuse annab, aga samas ikkagi ka piisavalt laia silmaringiga spetsialistiga nõu pidada. Sest noh, ma ei hakka praegu nimeliselt ütlema, aga eks jooksjad kõik teavad, kuhu minna Tallinnas selleks, et saada piisavalt pädevat nõu. aga samas on ka juba füsioterapeute, kes oskavad jalanõude peale tähelepanu pöörata. ja kui keegi ütleb midagi väga kindlalt, et see on õige, siis tuleb otsida teist eksperti, sest ükski päriselt ekspert ei anna teile ühte kindlat soovitust, et mis on õige. see õige on liiga mitmekülgne ja individuaalne. jah, täiesti nõus. aga kas sa oskad Tallinnas soovitada mõnda füsioterapeuti, kes ka toetab paljajalu kõndimist? mina tean ühte füsioterapeuti, kes tegelikult oskab näha igal jalanõul oma nagu sellist erinevat funktsiooni, ehk siis ta ei propageeri paljajalu jalanõud, aga ta näeb, et kas sellel on oma koht olemas, et mingite olukordade jaoks on paljajalu jalanõu hea, mõnes teises olukorras võib vabalt olla ka mingisuguse kannakõrgendusega jalanõu hea ja muide, ma seda ka väga toetan, sest kui on kogu aeg väga monotoonne, siis mõnikord natukene seda jalanõud muuta, sellist anda erinevatele pisikestele lihastele koormust. et ma just hiljuti ostsin endale ka altrad, millel on 4 millimeetrit kannakõrgendus, just selleks, et see annab natukene teistsuguse koormuse, et ta annab natukene vaheldust, et muidu ma kogu aeg peksan vastu asfalti ühtemoodi, aga siis ma peksan ennast vastu asfalti natukene teistmoodi ka. aga füsioterapeutidest, see on, ma arvan, Postimehe üks mingisugune kas arvamuslugu või midagi oli oli ka, mis ta kirjutas just selleks, et näidata, et erinevatel jalanõudel ongi erinevad plussid-miinused. et tulebki niimoodi seda asja näha, et ei ole niimoodi, et kõik peavad nüüd paljajalu jalanõudega jooksma, ei pea. kui sulle sobivad need, mida sa kannad, siis ongi kõik okei. et ei ole mõtet remontida seda, mis toimib. aga kui ei toimi, et siis tasub otsida alternatiive. aga jah, et see füsioterapeut on Sander Jürs, aga ma olen kindel, et neid kaasaegseid füsioterapeute on küll ja küll.
kes noh, saavad aru, et erinevad jalanõud on head erinevateks olukordadeks. väga hea. Mis on sinu järgmine eesmärk või kas sul on mingi unistus ka ultrajooksjana? mul see 10 ööpäeva jooks, kust ma praegu tulen, see ebaõnnestus minu oma rumaluse tõttu, et ma ei jahutanud jalgu ja mul on vaja see nüüd paremini ära teha. et päriselt rakendada seda, milleks ma võimeline olen, et võimed saaksid ka numbrilise mingisuguse tulemuse kirja, et see on vaja korda teha. aga muidu selliseid natukene lühemaid asju, need on sellised lõbusad ja ma ei tea, kas need on sellised väga suured eesmärgid, aga jah, et see 10 ööpäeva jooks, see on nüüd, on küll niimoodi, et see on vaja ära parandada. no ma usun, et sa saad hakkama sellega nüüd, kui sa need vead oled ära teinud ja analüüsinud. okei okay., kas sa tahad ise midagi küsida? sa ütlesid mulle niisuguse huvitava lause, et sul on mingi põhjus, miks sa olid nõus vestlema. kas sa tahad jagada seda? Ma arvan, et see on siit vestlusest ka välja tulnud, et ma tahan, et inimesed oleksid natukene avatumad ja uudishimulikumad, et nad ei lepiks sellega, et miski on õige, sellepärast et see on populaarne, vaid et inimesed võiksid iseenda suhtes olla natukene tähelepanelikumad ja olla avatumad ja otsida neid lahendusi, mis just neile sobivad. ja see ei ole ju ainult jalanõudega, see on ka toitumisega niimoodi, et noh, et kõigile ei pea ühesugune toitumine sobima ja ei saagi ühesugune toitumine sobida. täpselt samamoodi on isegi treeningutega, et, äh, et mõnel inimesel on lihtsalt loomu poolest näiteks väga suur vastupidavus, aga kiiruslikke võimeid ei ole või mõnel on vastupidi. et noh, siis ei saagi täpselt ühesuguse treeninguga samasuguseid tulemusi, et see individualiseerimine on oluline ja see on kõiges, treeningus, toitumises, jalanõudes, et lihtsalt, et inimesed peaksid olema natukene avatumad ja et nad ei suruks ennast ise kuhugi raamidesse ja siis pärast on võib-olla mingisugused mured või noh, lihtsalt ei saagi enda tegelikke võimeid realiseerida ainult sellepärast, et lihtsalt ei tea, et saab ka teistmoodi. kui sa kirjeldaksid 3 lausega oma vaimset tervist, kuidas jooksmine sulle mõjunud on, siis kuidas sa teeksid seda? 3 lausega. selline äh, rutiinne tegevus, heas mõttes rutiinne tegevus, ehk siis ta on minu päevarutiini osa. et see on selline, see on üks põhjus, miks see mõjub mulle kuidagi rahustavalt ja et minu elus on midagi kindlalt stabiilset. ja see sõltub minust, et keegi teine ei saa minu jooksurutiini takistada ega segada, et see sõltub minust, et selline kontrollitunne on see, mida jooksmine mulle kindlasti annab igapäevaselt. aga see, et kui ma sean endale mingisugused saavutusega seotud eesmärgid, see tekitab sellist mõnusat hasarti ja selline nimel tegutsemine, et see on jällegi teistmoodi nauditav, just see hasart, et ma tahan midagi saavutada, ükskõik kui palju see aega võtab, see on nagu teistmoodi vahva, et ma ei ole kogu aeg ainult mingisugune rahulik ja õnnelik, et ma saan joosta, vaid et see hasart on jällegi see, mis paneb elama. et see on võib-olla need 2 asja. okei, ma küsin siis nüüd paar viimast küsimust, et kui sina naisterahvana, kui sa oled paljajalu jalatsi kandja, siis kui sa lähed teatrisse, mis sina siis jalga paned? No sellest on nüüd küll kahju, et ma olen kõik kontsakingad pidanud ära viskama, sest mul jalad lihtsalt ei mahu nende sisse ja mul on ükskord ma sama proovisin probleem. ja siis, kui ma ükskord proovisin lihtsalt poes kontsakinga, need olid nii ilusad, noh, päriselt on ilusad. ja mulle meeldib ka piltide peal vaadata kontsades naisi, et see teeb kuidagi ilusaks visuaalselt. aga no ma kukun ümber ja noh, tõesti, et need jalad ei mahu sinna sisse, et saaks kuidagi niimoodi, et on niimoodi võimalik Harali varvastega olla ilusa kontsakinga sees ma ei tea, et see jällegi ei näe väga ilus võib-olla välja, et mul on natuke
natukene kahju sellest, aga ma ei ole nõus loobuma oma jala tervisest ilu nimel. nii et mul ongi sellised natukene nagu nii-öelda meeste ülikonna kingad, aga siis ka barefoot ja nad näevad piisavalt soliidsed välja, aga mitte sellised seksikad ja daamilikud. no saladuskatte all mul on väike missioon ka leida mingi tootja, kes on nõus tootearendust tegema just selle eesmärgiga, et ma tahaks, et on jalasõbralik king, aga kontsaga, et meil oleks ja, jah, võimalus teatrisse minna. ja väga vahva. ma kindlasti olen huvitatud ka sellisest. okei, kas sind saab kuskil jälgida ka? Mitte eriti, et ma küll Facebookis teen kõige rohkem postitusi, aga ega me päris niimoodi, noh, seal on avalikke postitusi ka, aga Mhm. mul on üks blogi, mida ma täidan siis, kui on midagi öelda, et ma tavaliselt kirjutan kas õppimisest ja õpetamisest, kuna ma ise olen õppejõud ja samas, eks ole, noh, õpihimuline, aga samas ka kõik minu suuremad võistlused on nagu õppimise koht. nii et nendest võistlustest ma kirjutan küllaltki põhjalikult ja kui panna, et Aet Kiisla blogi, panna kuhugi otsingusse, ta leiab üles, et õppimise, õpetamise blogi või siis Aet Kiisla blogi, et siis see leiab ilusasti üles, et seal on just jooksuvõistluste küllaltki põhjalikud kokkuvõtted. selge, aga ma ei hoia sind rohkem kinni, ma olen väga-väga tänulik sulle. ja see pakkumine on endiselt jõus, et jalgade diagnostika ja üks mõnus pediküüri seanss, et siis sa võid mulle kirjutada. Ja, ei, ma võtan selle väga hea meelega vastu, väga-väga hea meelega võtan vastu. aga ma lihtsalt praegu veel ei oska aega, eks öelda. jah, no selle me saame hiljem kokku leppida, aga suur aitäh ja, sulle, et sa kindlasti, ma jagan sulle, kui ma olen seda vestlust siis jaganud ka. ilusat päeva super, teeme sulle. nii. Ja teeme aitäh, nägemist.